Niisiis, tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Jah, keegi vestluses juba räägib sellest, sest Trumpi sõnad on kindlasti äärmiselt tõsised. On tõsi, et ta on meid harjutanud igasuguseid asju ütlema, kuid see, mida ta praegu ütleb, on äärmiselt ebakindel ja äärmiselt ohtlik. Neile, kes pole seda jälginud, terve tsivilisatsioon sureb täna öösel. Et mitte tagasi tulla, et seda ei saaks enam kunagi tagasi tuua. Ma ei taha, et see juhtuks, aga tõenäoliselt see juhtub. Igatahes nüüd, kui meil on toimunud täielik režiimivahetus, võib-olla erinev, targem, vähem radikaliseerunud ja vähem radikaliseerunud mõtteviisid jäävad peale, võib-olla võib midagi revolutsioonilist ja imelist juhtuda. Kes teab? Saame teada täna öösel. Üks tähtsamaid hetki maailma pikas ja keerulises ajaloos. 47 aastat väljapressimist, korruptsiooni ja surma saavad lõpuks läbi. Jumal õnnistagu Iraani suurt rahvast. Nüüd, mida tähendab terve tsivilisatsioon? See kaob täna öösel. Keegi hakkas rääkima tuumataktikast. Vaevalt, et nad annavad sellisele asjale heakskiidu. Tervitused professor Bognardile. Tõenäoliselt Trump, kes on üsna harjunud kasutama üsna jõulist sõnavara oma kõnepruugis. Ma ei usu, et see teda huvitab. See kanduski sinnapoole ka sellepärast, et tagajärjed oleksid kõigile üsna laastavad. Isegi neile, kes pole otseselt sihtmärgiks. Ausalt öeldes näeme juba neil päevil ja tundidel, kuidas ameeriklased pommitavad paljusid rajatisi Kargisaarel. Oleme seda mitu korda öelnud. Kõik Ameerika vägede liikumised viitavad siiski sellele, et nad sekkuvad vähemalt saartel. Muidu poleks mingit põhjust 82 õhudessantiviisi meeste, Tripoli laeval olevate meeste ja teiste ümberpaigutamiseks. Ja viimastel tundidel on nad just rünnanud Kargisaart, vähemalt selle sõjaväekomplekse. See annab aimu. On tõsi, et eelnevatel päevadel oli juba luure- ja vaatustegevust. Nüüd keegi ei tea kindlalt. Kas nad läheksid Kargisaart võivama, aga siin pole me eriti mõistlikkust näinud. Seega ütleme nii, et alates Putini aegadest olen ma loobunud analüüsidest, mis eeldavad, et osalejad on ratsionaalsed. Nad ei ole seda, Putin polnud seda varem ja Trump pole seda praegu. Seega, kui me keskendume lihtsalt sellele, mis toimub nendel allikatele, mis meil on, isegi kui need viivad sind järelduseni, et see on ebamõistlik tegu, pead sa seda ikkagi järgima. Pole mingit põhjust neid vägesid liigutada, saarele luuret teha, kui sul pole tegelikult kavatsust seda okupeerida. Muidu pole kogu selle tegevuse jaoks mingit seletust. Kargisaarel on viimase 24 tunni jooksul tabamusi saadud. Vaatame ka, mida täpselt tabati, sest see annab meile vihjeid. See sai juba umbes 6 aega tagasi pihta, aga mitte eriti tugevalt. Kui ma ei eksi, siis ainult õhutõrjepatareid said pihta. See on äärmiselt detailne kaart sellest, mis saarel teadaolevalt oli. Õhutõrjepatareid, raketisüsteemid, laod, radarid, sideantennid ja nii edasi. Huvitav on see, et pihta said kindlustatud laod. Mis need kindlustatud laod on? Need on põhimõtteliselt laod, need raudbetoonist, kus tavaliselt hoitakse laskemoona. Need, mida ukrainlased on sageli rünnanud Lipetskis Venemaal. Kui sa ründad ladusid, siis piirad sa saarel olevate jalaväelaste ja vägede võimet
varustada end põhimõtteliselt. Oma relvi. Selle asja ründamisel pole mõtet, välja arvatud juhul, kui sa tahad sisse tungida. Sõja alguses oli mõttekas rünnata mõningaid õhutõrjesüsteeme, sest need asusid niikuinii, nagu näha, Pärsia lahe keskel. Aga iga üksiku sidesüsteemi, lao ja needarsi ründamine, see paneb väga mõtlema, et neil on kavatsus see saar okupeerida. Selle okupeerimine, nagu ka kolonel Stirpe ütles, ei saa olema lihtne. Selles mõttes, et tegemist on ikkagi mees mehe vastu võitlusega. Kuna kui minna võitlema laadimistoki piirkonda, on kõik, nagu näete, täis kütuselaosid. Seega ei saa kasutada pomme, ei saa kasutada suurtükiväe toetust ja nii edasi. Ma ütlesin, kuna Trump oli ilmselt briifingus lugenud, et 90% Iraani naftast läbib seda kohta, siis ta tõenäoliselt eiras kõike muud, mida talle räägiti. Hiljem sai ta aru ainult sellest 90% naftast ja tahtis seetõttu iraanlasi kõrist võtta. Vähemalt see oleks olnud tema kavatsus. Kuidas seda ka kombineerida võiks? Osa õhutranspordiga, osa dessantvägedena, kuid kindlasti väiksemate laevadega, tõenäoliselt öösel, väga kiirete ja väikeste alustega. Sa ei näeks Tripoliid sinna saabumas, sest seda oleks juba kilomeetri kauguselt näha. Ja väga tõenäoliselt on teised võimalikud sihtmärgid, Piccolo Pollice ja Grande Pollice saared. Veidi keerulisem on saari hõivata, kuigi neil on rohkem mõtet Ormusi saared, sest need on palju suuremad. Siil on palju rohkem, mida hõivata. Igatahes läheb ka peatükid varsti läbi, sest ma panin mõelgem selle üle, sest ma saan aru, et püüame teile otseülekannetes anda kogu võimaliku teabe. Seega on raske leida hetkegi, et teiega rääkida. Välja arvatud mõned küsimused, püüan ma vestluse käigus valida need, mis on kõige kasulikumad. Nii et meil pole kunagi rahulikku hetke, et mõelda sellele, mis toimub. Küsimus on selles, kust USA väed alustaksid. Viimane 22 diviisi ja merejalaväelaste koondumine, mida me märkasime, oli Diego Garcia baasis. Aga mõne tunni jooksul, ühe ööga võivad nad liikuda. Arvestage, et 82 diviis ja selle pataljonid on loodud selleks, et neid saaks 16 tunni jooksul ükskõik millisesse maailma punkti ümber paigutada. Nii et potentsiaalselt, kui lennukid stardivad Diego Garciast, võivad nad suure tõenäosusega olla piirkonnas 34 tunni jooksul. Nii et nad võivad igal hetkel otsustada selles suunas tegutseda. Vaatame ka laiemalt, mis sellel perioodil juhtus. Siis vaatame ka, kuidas Ameerika piloodid ära viidi, sest see on ikkagi huvitav lugu, mis puudutab F-15 allatulistamist. Ütleme nii, Iraan. Alguses oli oma strateegiaga eksinud selles mõttes, et oli vastanud, paljastades suure osa oma raketi- ja õhutõrjevõimekusest. Ja tõepoolest, kui te mäletate, siis esimesel päeval vastas Iraan 350 raketiga, siis 185 ka siis vähem kui 100-ga. Nii et 3 päevaga olid nad kaotanud praktiliselt 80% oma tulejõust. See oli sellepärast, et ameeriklased ja iisraellased olid kuude kaupa suutnud infot koguda, nii et nad teadsid täpselt, kuhu lüüa. See on sõja esimene faas. Kuni 7.–8. märtsini on see sõja esimene faas. Pärast seda, nagu näha, jäid iraanlased teatud stabiilsuse tasemele. Umbes 30 raketti päevas ja ligikaudu keskmiselt 50–100 drooni päevas. Pane tähele, et viimasel ajal on need hakanud taas tõusma. Seega, kui tahame aru saada, mis toimub, peame mõistma, et käimas on 2 täiesti erinevat sõda.
Seega Iraan tegi pärast 7. märtsi strateegilise paradigma muutuse. Praktiliselt muutis oma lähenemist, mis minu arvates oli isegi arukas, arvestades nende piiratud võimekust ja ressursse. Mida see tähendab? Lisaks tuntud mosaiikkaitsele, mis oma olemuselt on, ütleme nii, raskesti neutraliseeritav, eriti kui keegi püüab seda teha ainult õhuvõimu abil, ilmselgete piirangute tõttu, kaugused, väsimus, relvastuse kandevõime piirangud, õhus püsimise võimekus. Rääkimata sellest, et need ründavad jõud on igal juhul piiratud. Kui jätta kõrvale Iisrael, kes kasutas suurt hulka lennukeid võrreldes sellega, mis neil oli kasutada, siis ameeriklased on seevastu palju piiratumad. Lennukikandjate, mõnede baaside ja mõnede lennukitega, mis stardivad siiski Euroopa baasidest, teevad vahemaandumisi ja nii edasi. See muudab muuhulgas logistilised küsimused palju keerulisemaks ja raskemini lahendatavaks. Rääkimata siis veel sellest, et personali seisukohalt tekib meeste ja varustuse väsimus ning loomulikult ka laskemoona kättesaadavus koha peal. See ei ole nii, et lennukikandjatel oleks lõputult laskemoona. Seega Iraani kaitse iseloom lisaks riski hajutamisele, sest neil on see kihiline mosaiikkaitse, on eelkõige detsentraliseeritud. See tähendab, et isegi kui käsuahel kaob, on eliti õhutõrjesüsteemil oma iseseisvusaste olemas. Lihtsalt aeg-ajalt lülitavad nad radari sisse, vaatavad, mis nende piirkonnas toimub ja reageerivad. Nii et nad võivad seda teha ka nagu vilkuvad tuled. Piirkondades, mida ameeriklased ja iisraelased võivad pidada turvaliseks. Sest nädal aega pole mingit radari aktiivsust. Siis aga äkitselt, kuna heiteseadmed on sageli liikuvad, võivad nad asukohta muuta. Ala, mis oli tühi ja nädal aega uinunud, muutub äkitselt aktiivseks. Seega suudavad nad jääda iseseisvaks ka siis, kui puudub sidekanal. Lisaks on veel üks põhimõtteline küsimus. Ettevalmistatud positsioonide, varjendite, baasite ja punkrite hulk on lihtsalt liiga suur Ameerika ja Iisraeli luurevõimekuse jaoks. Mida see tähendab? Arvestades nende õhutõrjesüsteemide olemust, liiguvad need kiiresti ühest positsioonist teise. Ja maastiku iseloom, riigi orograafiline olemus, mis on tohutu ja lisaks täis mägesid. Ütleme nii, et see kõik sobib ideaalselt mosaiikkaitseks. Nii et isegi kui mingil hetkel toimub mingi tegevus, on see tõesti lühiajaline ja seetõttu ei pruugi ameeriklastel või iisraelastel alati piirkonnas lennukeid olla, mis suudaksid kohe reageerida ja rünnata. See on suur probleem, mis neil on seoses kohaloleku kestusega. Nii et ka need on äärmiselt olulised tegurid. Põhimõtteliselt, kuna nad kasutavad taktikat tulista ja tagane, siis nad ei anna kasulikke võimalusi pihta saada. Sest kõik toimub 50 minuti jooksul. Seega õhuvõimust ei piisa. Eriti, kui see on ainus viis rünnata, et tabada üksikut õhutõrjesüsteemi, mis tulistab ja siis peidab end uuesti mäe sisse. See ei võimalda neil seda teha. Jah, mõned ütlevad, sa peaksid kasutama SAD, DAD palun, radari jälge järgivaid rakette ja nedesile, aga tegevus on väga lühike. Kui näiteks see, mis tabas F-15, polnud Bavar, vaid Thor, mis asub kahe mäe vahel ja võib-olla lendas F-15 sealt mööda. Thoril on mis umbes 20 kilomeetri. Võtab sihikule, tulistab, kõik saab minutiga läbi ja tal pole aega SAT-teedi teha. Ehk siis raketid, mis otsivad vastase radari aktiivsust
järgivad radarjälge ja tabavad õhutõrjesüsteemi. Jah, šoradide kättemaks, tubli. Lühimaa õhutõrje põhimõtteliselt. Lühimaa kaitsesüsteemid. Tulistavad, sihivad märki, tulistavad, võtavad sihikule minut, 2 ja kõik on läbi. Kaubiks suletakse uuesti ja minnakse tagasi peitu. Neil on neid uskumatult palju ja seetõttu saavad nad selliseid asju jätkata. Niisiis, mis on selle strateegia mõte? Et vaatamata sellele, et nad kaotasid esimese nädalaga 80% oma laskmisvõimest, see võimaldas Ameerika ja Iisraeli õhujõududel luua endale koridorid. Tegelikult ei pannud see neid kunagi täielikult lõpetama. Ja seda kinnitavad nii jätkuvad õhukadud, mis on küll väikesed võrreldes sõjaga, kus on 2 võrdset vastast, kui ka pidev droonide ja rakettide tulistamine. Kõik need piirangud, mis on sellel kampaanial, mida iisraellased ja ameeriklased läbi viivad, on võimaldanud Iraanil säilitada teatud taseme vastamisvõimet. Kas sa saad aru? Piiratud, kuid pidev. Aga kas sellest piisab eesmärgi saavutamiseks? Mis mõttes piisab eesmärgi saavutamiseks? Eesmärk ei ole vastase tegevusele taktikaliselt vastu seista. See tähendab, et ei püüta vastu seista Ameerika ja Iisraeli õhuülemvõimule, sest kui nad tooksid oma ressursid selleks välja, hävitataks need. Seega teevad nad seda ainult teatud hetkedel, et hoida kogu piirkonda, ütleme nii, pidevas ebakindluses. Ka sellepärast, et nad on kindlasti arvestanud tootmisvõime kaotamisega. Tehased ja nii edasi, neid teati juba ette, et need lähevad kaotsi. Seega teadsid nad, et peavad oma käsutuses olevaid ressursse targalt haldama. Nii need, mis alles jäid, kui ka need, mis olid ajutiselt kättesaamatud, sest näiteks tunnel oli raketitabamuse tõttu mattunud. Milleks? Et oma strateegiat ellu viia. Ja mis on Iraani strateegia? See on sel kuul avaldunud mitmes eskalatsiooni etapis, millel on 2 ühist põhielementi. Üks on aeg ja teine on Iraani vastupidavus. See sümmeetriline strateegia on suunatud eelkõige sõja regionaliseerimisele. Ja ma ütleksin, et selles on neil õnnestunud. On tõsi, et siiski. Koha enda olemus sobib suurepäraselt regionaliseerimiseks. Nafta tootmise ja energia tootmise strateegiline olemus Pärsia lahe riikides ning sellega seotud omavahelised sõltuvused, mis eksisteerivad paljude riikide vahele. Ja need monarhiad annavad sulle vähe sihtmärke. Lõpuks, kui sa tabad gaasi vedeldamise rajatisi ja nafta rajatisi, oled sa neilt sisuliselt 80% nende võimekusest ära võtnud. Ja teine on hoopis orograafiline tegur. Kui sa tahad seda kriisi muuta piirkondlikuks, siis milline koht oleks parem kui Hormuzi väi? Ma näen, et seda on lihtne kontrollida ja takistada. Mis on eesmärk? Algne eesmärk oli muuta see piirkondlikuks, et võimendada selle mõju ja viia järgmise eskalatsioonini, see tähendab ülemaailmse kriisini. Et kulusid põhimõtteliselt edasi kanda. Poliitilisi ja majanduslikke kulusid ning nende tagajärgi ameeriklastele. Ja ausalt öeldes neil see õnnestus. Sest lõppeesmärk siiani on neil õnnestunud saavutada esimesed 3 eesmärki. Nimelt ellu jääda mosaiikkaitsega, jätkata surve avaldamist, regionaliseerida kriis, globaliseerida kriis, panna kogu see majanduslik ja poliitiline koorem ameeriklaste õlgadele. Aga ka 4. punkt, mis on lõplik, nimelt
muuta Ameerika sõjaline tegevus poliitiliselt ja majanduslikult jätkusuutmatuks, millel on kõik need piirangud, millest me rääkisime, operatiivsed, logistilised ja vastupidavuse piirangud. Sellisel viisil tegutsedes pakuvad iraanlased ka üha vähem sihtmärke. Selles mõttes, et ameeriklased saavad selles faasis teha vaid seda, et suurendavad rünnatavate sihtmärkide tüüpe. Aga see ei tähenda, et kui sa pommitad veel ühe tehase või elektrijaama maha, see muudaks midagi suures plaanis. See, mida iraanlased on oma strateegia rakendamiseks alles hoidnud, on seal olemas. See ei tähenda, et kui sa pommid silla maha, siis raketid, droonid või õhutõrjesüsteemid kaovad. Seega on huvitav näha, et käimas on kaks täiesti erinevat sõda. Üks taktika. Ja see on ilmne, et Ameerika ja Iisraeli taktikaline üleolek on toonud kaasa tohutuid kulusid. Heitjate, laevade, baasite, allveelaevade hävitamine. Pealveelaevastikku enam ei eksisteeri. Probleem on selles, et oleme liiga palju keskendunud üksiku hävitatud laeva kajastamisele. Sellistele asjadele kaotades natuke üldpildi. Lõppkokkuvõttes. Mis on selle sõja peamine tegur, mis on strateegiline, mitte taktikaline, kuidas maapinnal võideldakse? Seega ausalt öeldes ma ei näe võimalust, kuidas ameeriklased ja iisraelsed jätsin kõrvale, sest iisraelsed on eraldi teema ja sellest võib rääkida. Ameeriklased ei saa seda sõda võita mitte sellepärast, et nad ei suudaks sõjaliselt iraanlasi purustada, vaid sellepärast, et sisuliselt, kui sul ei ole võimekust takistada oma vastasel tootmise, logistika ja muu sellise jätkusuutlikkust, siis ainult õhujõududega ei saa sa strateegilisi võite saavutada. See on väga raske. Toon teile näiteks ühe, peaaegu ainult õhu- ja mereväe võidu, mille Jaapani impeerium saavutas Pearl Harboris ning millel oli taktikaline tähtsus. Nad hävitasid mõned lennukid ja mõned laevad, kuid ei saanud midagi teha selleks, et takistada vastasel laevade ehitamist jätkata. Seega oli see lõppkokkuvõttes lihtsalt lokaalne võit. See oli sama probleem, mis oli Austria maaleril. Tal ei olnud võimekust pommitada, nad ei ehitanud kunagi, neil ei olnud kunagi strateegilist lennuväde. Sakslased ei suutnudki kunagi Ameerikasse jõuda. Oli mõningaid projekte, näiteks Ameerika pommitaja projekt, kuid nad ei suutnud pommitada ka venelasi, kui need viisid oma baasid Uurali lähedale või Uuralites kaugemale. Näed, kui sul puudub see võimekus, kui vastane ei anna alla või ei lagune sisemiselt poliitilistel põhjustel, siis sa ei jõua kuhugi. Saad ainult suurendada hävitatavate sihtmärkide arvu, aga nagu ma ütlesin, ei tee üks sild või tunnel rohkem olukorras vahet. Aitäh seni, ma peatun korraks ja võtame vastu ka kõik küsimused. Kiviaega tagasiviimine võiks tähendada Iraani nafta ja monarhiate nafta pikaajalist eemaldamist turult. See oleks kooskõlas vajadusega kontrollida maailma naftat. Muidugi, kui nad võtavad Kargi saare ja hävitavad ka elektrijaamad, sillad, raudteed. Muide, Iisrael saatis Iraani elanikkonnale sõnumi. Ärge kasutage ronge, sest need hävitatakse samuti. Noh jah, tehniliselt, kui sa hävitad kogu infrastruktuuri ja võtad nüüd võimaluse seda taastada, mis ongi nafta müük. Mis puudutab iraanlasi, siis tehniliselt viid sa nad tagasi mitte päris kiviaega, aga kindlasti pronksiaega. Stefan Tiduna. Kas selgub, et Iraan on rajanud droonitehaseid Tadžikistani? Ei, need olid venelased, aga mitte Tadžikistanis, vaid Tatarstanis. Võib olla, et ka iraanlased suudavad leida käsilasi, aga tehaseid ei ehitata 2 kuuga. Ja enne seda segadust ei kuulnud Iraani proksidest mujalt. Ka sellepärast, et mõned riigid ei taha olla seotud, kui peaks mingi jama juhtuma. Droone on nad päris palju tootnud.
Seega ma arvan, et on raske leida kedagi, kes tahaks selles mõttes kaasa lüüa. Pole kunagi varem kuulda olnud, et nad oleksid droonidele välisbaase teinud. See pole absoluutselt tõenäoline, täiesti null. Kui just ta pole täiesti hull, eriti kuna suuri sihtmärke enam pole. Selle, mis veel alles on, saavad nad rahulikult juhitavate pommidega hävitada. Pole vajadust. Seega on siin liialdus. Need on Trumpi sõnad. Ma saan aru, et need tekitavad ärevust, aga ei, midagi sellist ei kasutata. Nii et olge rahulikud. Ma tean, et ajakirjandus haarab sellest kohe kinni, sest tõepoolest Trumpi sõnad on äärmiselt häirivad ja kergesti valesti mõistetavad. Mitte ainult tema omad, vaid ka Vance'i omad, sest ka Vance jäi enam-vähem ebamääraseks ja tahtis rõhutada seda, mida Trump ütles, nimelt järgmist. Kogu riiki võib ühe ööga tabada ja see öö võib olla juba homme. Miks ma selle otseülekande tegin? Sest täna öösel võikski olla see öö. Ja ma tundsin lisaks sellele, et me teeme ajakirjandust ja nii edasi, et ma pean teile ikkagi ütlema, et kui tõesti kui toimub selline rünnak, siis jõutakse hetkeni, kus tagasiteed enam ei ole, sest on oht, et jõutaksegi sellesse punkti ja me oleme sellele väga lähedal. Mis mõttes? Punkt, kus tagasiteed ei ole. Siiani oli juhtunud nii. Mina taban sinu mõningaid baase, mõnda radarit, mõnda DAD-süsteemi, sina tabad minu raketiheitjaid. See oli jäänud enam-vähem sõjalisse valdkonda. Ameerika baase Kuveidis, teisi kohti rünnati ja israellased ning ameeriklased ründasid baase, lennukeid, laevu ja nii edasi. Iraanlased. Kui aga hakatakse üksteist ründama, eriti Iraani ja Pärsia lahe monarhiate vahel, siis just need monarhiad võivad kannatada saada. Iraani vastulöök, siis jõutaksegi punkti, kust enam tagasi ei saa tulla. Mida tähendab punkt, kust enam tagasi ei saa tulla? Nagu me teile eelmises otseülekandes näitasin. Need riigid sõltuvad enamasti suurtest tehastest, mis toodavad 20-30% energiast, naftast ja nii edasi. Seega piisab 2 tehase tabamisest ja sa võtad neilt 60% veest, 60% energiast, 60% nafta tootmise võimest ja seega ka võimaluse end taastada. Eile tabasid iraanlased. Väga olulist Saudi tootmiskohta, seda kinnitavad meile ka NASA firms. Nagu näha, kus te näete punast ja kus on praktiliselt soojusjäljed, see näitab, et nad tabasid väga olulist rajatist. Miks oluline rajatis? Sest see rajatis toodab umbes 30% Saudi Araabia naftast. Selle nimi on Jubail. Tegelikult on see tööstuskonglomeraat, kus toodetakse väetisi, naftatooteid, seega plaste, bituumenit, aga eelkõige naftat. Mõnede hinnangute kohaselt moodustab see 6-8% kogu maailma naftatoodangust. Ja 25-30% Saudi Araabia toodetud naftast. Selge. Kui see tehas läheb tuksi, kriis muutub süsteemseks, sest isegi kui sõda 6 aja pärast lõpeb, ei hakka see tehas kohe jälle tootma nagu varem. Kui neid tehaseid hakatakse ükshaaval hävitama, siis uue samavõimsa tehase ehitamiseks kulub 45 aastat. Ja mida maailm teeb nende 45 aasta jooksul, kui Pärsia lahe monarhiad kaotavad oma võimekuse ja ka iraanlased? Kriis muutuks süsteemseks, nagu ütles Giorgio Alfaras. Hiiglaslik 1000 ruutkilomeetri suurune tööstuskiirkond.
kas sa saad aru, sellepärast ma ütlengi, me jõuame pöördumatuse piirini. Kui ameeriklased tegutsevad nii, nagu nad kavatsevad, ehk hävitavad lennujaamad, sadamad, sillad, elektrijaamad ja nii edasi. Iraanlased, kellel ei ole väga suurt kaugmaa raketivõimekust, võtavad sihikule kõik Pärsia lahe monarhiad, kes on äärmiselt sõltuvad vähestest suurtest süsteemidest. Ja see ongi siis nagu Simsoni strateegia. Hukkugu Simson koos kõigi vilistitega. Nad hävitavad üksteist. Ameeriklased ja israellased hävitavad Iraani tööstusliku võimekuse ning iraanlased teevad sama teisel pool. Ja see viib kriisini, mis kestab aastaid. Arvestades, et sihtmärke on vähe, need on väga suured ja väga väärtuslikud. Ja ma kardan tõesti, et Trump tegutsebki niimoodi, kui see ultimaatum läbi saab. Nad olid juba paar päeva tagasi hakanud mõningaid asju näitama, lükates ümber ühe kõige olulisema punkti. See ongi see, mida esimene iraanlane ütles, et plahvatus võib juhtuda igal hetkel. Me oleme sellele väga lähedal. Ma ütlen seda sellepärast, et ma kujutan ette, kui kellelgi on firma ja ta peab vedama 50 veokit. Diislikütuse hind, mida mulle täna maanteel öeldi, oli 2,51. Selline asi võib tõesti jõuda absurdsete tasemeteni, näiteks 34 euroni, et anda aimu, kui vähe leitakse alternatiivseid allikaid. Euroopa ja Ameerika riikide strateegilised varud kestavad kuu, 2 kuud, sõltuvalt riigist. Võid sinna panna kõik miljardid, mis tahad, aga kui seda pole, siis seda pole. Juba teisel päeval nägin tühistatud lende, mis olid tingitud just sellest, et üritatakse ka lennukikütust ratsioneerida. Diego Maria Tamburini, arvestades sama strateegia puudumist, ei usu, et vähem religioosseid põhjuseid oleksid olulisemad kui need, mida me arvame ka Ameerika poolelt. Ma ei tea, kui religioosne sinu arvates Trump on, Trump. Ta teeb nägu, et on religioosne, aga mina ei näe, et ta oleks eriti usklik. Nad teevad alati seda etendust teatud rahvale, aga tegelikult ei ole ta üldse usklik. Tahan käsitleda veel üht väga olulist punkti. Sest see idee, mis on natuke ameeriklastel, aga eriti Trumpil, rakendada Iraani suhtes. Täpselt sama valemit, mida nad kasutasid Venezuelas. Ehk siis võtame liidri maha ja siis see, kes pärast tuleb, lepib kokku, kas see töötas Venezuelas, eks? Ta purustas selle sisuliselt, pani saatkonna uuesti avama ja nüüd ajab vaikselt äri ameeriklastega, aga Iraani puhul see ei saa toimida. Mul on olnud viimastel päevadel õnne rääkida mõne väga kogenud luureinimesega, kes tunneb Iraani väga hästi. Ja enam-vähem kõik nad ütlesid mulle sama asja Iraani kohta. Vähemalt nende jaoks, kes seda tõesti tunnevad, mitte ameeriklased. Seal on režiim, mis on loodud taluma väga ränki lööke, kaasa arvatud režiimi juhtkonna kaotust. Mida see tähendab? Neil on olnud aastakümneid aega sellisteks olukordadeks valmistuda ja nad on loonud palju vähem tsentraliseeritud struktuuri kui paistab. Lõppkokkuvõttes on Khamenei roll pigem vaimne juht kui tehniline või praktiline. Ja on üsna ilmne, et see ei toetu ainult nendele juhtidele. Kui juhtkond ise ei toimi, siis see süsteem ei põhine ainult neil. Aga millele nende süsteem siis toetub? See toetub mitmele sambale. Sambad, mis sisuliselt hoiavad kogu süsteemi üleval. Iga üks neist on oluline, aga mitte asendamatu. Kui üks kukub, asendatakse see kohe ja nii ei toimu kunagi kogu süsteemi kokkuvarisemist. Teiselt poolt on minu arvates tõesti suur risk. Ma vaatasin hiljuti väga pikka intervjuud endise EF-i direktori paariga. Ja ka mitmed mängustrateegia eksperdid ütlevad, et suurim risk on nüüd vastupidine sellele, mida nad räägivad. Trump, Vance ja nii edasi, ehk kui me loeme Trumpi algset säutsu, siis ta ütleb, me tegime ikkagi režiimi vahetuse.
et me oleme tegelikult, ütleb ta nüüd, et me oleme saavutanud täieliku režiimivahetuse, ilma et ta toimuvast üldse midagi aru saaks. Need, kes seal praegu on erinevad, targemad ja vähem radikaliseerunud, vähem radikaalsed elemendid. Et just nemad jäävad peale, mis on täpselt vastupidine sellele, mida ma olen kuulnud umbes 20 analüütikult nii eraviisiliselt kui ka podcast'e kuulates. Mis mõttes? Kõik need analüütikud, kes tunnevad Iraani hästi ja seda tüüpi struktuuri, seda väga suure tõenäosusega, kui erinevad juhid kõrvaldatakse ja teised tõusevad esile tagaplaanilt, siis need viimased on veelgi radikaalsemad. Selline struktuuritüüp oma tegevuses, miks? Nad pidid trahvima säilitamise eesmärgil alluvate suhtes austuse edasilükkamise eest. Ja selline struktuuritüüp, selle struktuuritüübil on profiil ja eelnev kogemus ning seetõttu, kuna nad on vähem tuntud, saavad nad vähem autoriteedile tugineda. Oma enda isiku suhtes saavutavad nad seega praktiliselt vastupidise efekti. See on veel üks punkt. Kuidas sa seletad, et kõik analüütikud on öelnud neid asju, mida sa räägid, aga CIA ja Pentagoni omad mitte? Barnes, endine FBI töötaja, ütleb seda. Samuti mitmed teised analüütikud, teda olen jälginud. XISist, Center Actionist, Resilience'ist ja paljudest muudest kohtadest. Olen kuulnud ka Iisraeli inimesi ütlemas sama asja ka nemad, et nad kõrvaldasid nad, aga mitte selle eesmärgiga. Kas räägitakse režiimi vahetusest? Ei. Lihtsalt sellepärast, et nad olid käsuahelas. Aga nad ei oota suuri asju, et see muudaks täielikult režiimi või et see kukuks ja nii edasi. Lihtsalt kõrvaldad juhid, sest nemad juhivad sel hetkel. Ja nii tekib tühimik, mille täitmine võtab aega. Aga mitte eesmärgiga režiimi kukutada või oodata režiimi ümberpööramist. Seda ütlevad praktiliselt kõik tõsisemad analüütikud. Olen seda näinud Kaufmanilt ja paljudelt teistelt viimastel päevadel. Olen kuulanud ja lugenud umbes 20 ning mitte ühtegi neist, kaasa arvatud ameeriklased. Kes jagaksid arvamust, et kui kõrvaldada režiimi tippjuhtkond, siis äkki režiim kukub ja muutub. Tegelikult muutub halvemaks. Nad muutuvad märksa paranoilisemaks. Ja tõenäoliselt tegelikult. Lisan need, sest oli üks väga hea intervjuu ühe indialasega, kes tihti võõrustab ka Sarah Paini, kes on Hiina-Venemaa suhete uurija. Kus see professor, kes on just mänguteooria ekspert, seda ütles? Mis tõenäoliselt viib ka terrorismini Ameerika vastu, mida rahastavad Iraan või teised. Sest see on järgmine samm pärast uute inimeste üliradikaliseerumist. Ja asjaolu, et nad saavad aru, et otsene raketirünnak toob kaasa sellise sekkumise, tähendab, et nad on kaotanud oma proksirühmitused peaaegu kõik Iisraeli ümber, kuid nad võivad arendada uusi. Nii et me võiksime isegi tagasi minna aega, mis oli umbes 10-15 aastat tagasi. See tähendab terrorirünnakute aega, eriti Iisraelis ja eriti Ameerikas. Ja siis märkasin veel ühte asja. Kui vaadata, keda iisraelased ja ameeriklased on tapnud, siis on näha, et peaaegu kõik juhid, kes on kõrvaldatud, ei ole tavalise armee juhid. Nad on pigem püüdnud kõrvaldada pastarane ja juhte, kes on rohkem seotud, ütleme, ideoloogilise, doktriinilise nägemusega ja nii edasi. Need, kes on armee operatiivsemad juhid, vähem, sest armee on veidi vähem fanaatiline, vähemalt see tavaline armee, kuigi tegelikult isegi veel vähem sinu jaoks tubli. Sel nädalal on Hiinas oodata naftasaaduste, nagu benseen, etüleen, propüleen, hindade langust. Nüüd aga jätkab see tõusmist. Jah, sest ka see probleem on olemas. Ja ka väetiste puhul. Hiina oli samuti oma varusid märkimisväärselt suurendanud. Faktid.
ja seega see ei ole asi, mida saab lihtsalt teha. Viimase 2 aasta jooksul ilmselt sellise segaduse ettenägemisel. Välja arvatud teised riigid, mis rohkem sõltuvad, eriti Aasia riigid. Seega selline on olukord. Ma ei taha paanikat külvata, aga kui te olete lihtsalt kodanikud ega oma ettevõtet, mõnda asja saate teha, aga kui kellelgi on ettevõte, siis ei saa ta midagi teha. Sest kuhu sa näiteks paned kõrvale bensiini 50 veoki jaoks? Seda ei saa teha. Aga kui nad ründavad, on vältimatu, et kriis muutub süsteemseks. Ja seetõttu tõuseb paratamatult kõik, mida Hiinast tellitakse. Ja paljudele teistele asjadele ja Itaalial ei ole palju vahendeid, mida kasutada. Näiteks CISE eemaldamine mõneks ajaks, et leevendada seda, mis on süsteemne kriis, mitte 2- või 3-kuuline kriis. Siil pead sa paratamatult tegema kokkuleppeid teiste riikidega, et leida teisi tarnijaid. Õnneks ei sõltu me nii palju. Euroopa ei importinud nii palju Pärsia lahe riikidest. Aga kui sa lähed midagi Amazonist või mujalt ostma, siis mitte kohe, sest logistilised tsüklid on ikkagi pikad. Aga kindlasti maksab see rohkem, eriti kui see tuleb maailma teisest otsast, et anda aimu. Nii et ma ise tahan näha, kas ta lööb põnna. Trump tõmbab alati tagasi, see tähendab, et Trump käitub alati nagu kana, mis on Ameerika släng ja tähendab. Astub sammu tagasi, sest nüüdseks on see juba 3. kord. Kui ta lükkab ultimaatumi edasi või kas seekord rünnatakse tõesti? See on üsna muret tekitav asi üldiselt, arvestades seda, mis toimub. Nagu näeme, jätkab Iraan täpselt sama taktikaga, ei rohkem ega vähem. Te näete tegevuse numbreid, need jäävad enam-vähem alati samaks. Punased on raketid, sinised droonid 11. märtsist kuni 6. aprillini. Tegelikult näeme droonide arvu kasvu ja see on kogu periood 2. märtsist kuni 6. aprillini. Asi on selles, et nende jaoks on see survetase enam kui piisav, et kriisi üle maailma laiendada ja minna hävitama Pärsia lahe monarhiate rajatisi. Seega ei ole neil vaja naasta varasemate tasemete juurde, sest nii suur vägede koondamine seab nad lihtsalt ohtu. Räägime ka sellest, kuidas F-15 piloodid suudeti välja tuua. Sest minu arvates on see üsna huvitav, eriti kuna doktriini seisukohalt on ameeriklastel see idee, et nad ei jäta kunagi ühtegi meest maa. Miks? Sest see, ütleme nii, parandab olukorda. See suurendab nende inimeste arvu, kes tahavad minna ohtlikele missioonidele, teades, et kui sinuga midagi juhtub, tullakse sulle järele. Me tegime sellest ühe lühiklipi ja kondenseerisime selle, aga tegelikult, kui detailidesse süveneda, on see veelgi huvitavam. Kui sellest, mida räägitakse, sest me nägime, et ühte lühiklippi ei saa kõike panna. Alguses nägime erinevaid Ameerika lennukeid ja koptereid, sealhulgas The Black Hawki, see tähendab Black Hawki tuletist. Kui ma ei eksi, siis olid need paavhaukid, mis ringi lendasid. Mõned saadeti tahtlikud valedesse piirkondadesse, et iraanlased arvaksid, nad on seal ja seetõttu keskendusid nad pabehaukide liikumise jälgimisele. See, mis juhtus, on uskumatu, sest ameeriklased maandusid praktiliselt. Nad maandusid C-130, ka kõik oli korras. Ühes soorus. Ja siis ei teata täpselt, mis C-130-tega juhtus. Kas nad sattusid segadusse või juhtus midagi muud, sest sellele maastikule maandumine pole just lihtne. Mõned ütlevad, et nad jäid kinni, teised aga pilte vaadates arvavad hoopis midagi muud.
Nad blokeerisid teineteist, kui üritasid õhku tõusta. Mitte otseselt kokkupõrge, aga kui vaadata lennukite asendeid, siis need ei vasta sellele, kuidas peaks õhku tõusma. Nagu näete, on nad kõik üksteisele liiga lähedal. Need on hävingupildid, need on siluetid. Jah, ma ütlen, et nad on kinni jäänud, aga selles mõttes, et see on väga konarlik maastik. Võid isegi rattad ära lõhkuda. Tuleb märkida, et kui 2 lennukit peavad startima ja nad on sellises asendis, siis üks blokeerig teist. Praegu ei teata, kas nad parkisid need niimoodi sellepärast, et üks oli juba kasutuskõlbmatu ja pandi ette, et teisele kilbiks olla. Või juhtus midagi ja kiirustades õhku tõusmisega, ma ei tea, üks keeras kõrvale, sai kahjustada ja blokeeris teise. Ei tea, aga on väga imelik, et kui nad pidid õhku tõusma, olid nad just selles asendis. Ja me ei tea isegi, kas nad üldse proovisid. Ei, nad ei kukkunud alla maandumisel. Või pandi see sinna katteks, kuna see oli kasutuskõlbmatu ja samal ajal pakkus varju, sest ütlen, see pakkus varju. Sest lisaks sellele lennukite loole, mis alguses maandusid, pakkusid nad katet nii peivaukidega kui võib-olla ka A10-tega. Alguses maandusid ainult need 2 lennukit siin. Pärast seda, kui nad kinni jäid, juhtus midagi. Nad jäid toppama või pandi nad sinna, sest nad ei saanud enam õhku tõusta. Tuli ka Little Birdid. Little Birdid on need kopterid, mis toovad eriüksuslasi, kui te vaatasite. Black Hawk Down. Kas te mäletate neid väikseid, kes läksid tulistama, kui nad viskasid stroboskoope somaalaste positsioonide kohale? See tähendab, et lõpuks selle loo viimases stseenis kokku kaotati 4 kopterit ja 2 lennukit, ehk siis need 2 lennukit, mida me nägime, kaotati. Koos nendega 4 Black Hawki. Ja nad lahkusid koos veel ühe Black Hawki lainetusega, mis viis nad minema. Need, mida te näete, on C-130 vrakid ja vähemalt 2 Little Birdi vrakid. See asi siin on huvitav. Või nagu keegi ütleb, nad võisid olla lennuki sees ja kes teab, võib-olla nad maandusid. Tihti lastakse neid välja ka C-130-st. Igatahes oli see äärmiselt kulukas missioon, sest ka esimest pilooti ei päästetud. Talle öeldi, et ta on päästetud, aga see uudis oli vale. Miks see oli vale? Sest püüti vältida, et iraanlased alustaksid inimjahti. Teine toodi välja 36 tundi hiljem. Ta ronis 2000 meetri kõrguse mäe otsa koopas ja süütas aeg-ajalt oma signaallambi. Muide, nad ei usaldanud isegi, et see oli tema, nii et nad pidid talle küsimusi esitama. Kokkulepitud küsimused enne missioone viiakse alati läbi terve protseduur. Kokkulepitud küsimused, märksõnad ja nii edasi. Ja seetõttu arvasid nad, et see võib olla lõks, sest pole kindel. Kas see, mis aktiveeriti, oli tema oma või ei olnud? Võib-olla juba iraanlaste kontrolli all. Muide, iraanlased näitasid igal pool televisioonis lõikeid ja muud sellist, nii et inimesed käisid aeg-ajalt vaatamas. Oli videoid tsiviilriietes inimestest, kes tulistasid Ameerika helikopterite ja C-130 lennukite pihta. Tegelikult olid need inimesed, kes olid läinud pearaha otsima, sest neile pakuti 60 000. 60 000, ma ei mäleta nende valuutat. Nad läheksid neid püüdma ja lõpuks nad tõidki nad välja, aga väga suure hinnaga. Ma ei tea, kas see F-15, millest eelmistel päevadel räägiti, oli ka selles loos seotud,
aga kindlasti Siin said kannatada paar Black Hawki, 4 kopterit kaotati, 2 C-130 ja F-15 muidugi. see oli tõeline hullumeelne missioon, et proovida 2 pilooti päästa, mis tähendab, et oli väga suur huvi mitte anda iraanlastele vangi. Muidu oleksid nad sellest teinud etenduse või midagi taolist. Soovitan teile väga seda Substacki, mis räägib seda lugu väga üksikasjalikult. Sellest võiks isegi filmi teha. Sest kindlasti olid need 36 tundi kaaspiloodi jaoks kohutavad. Aga see annab teile aimu, et iraanlased on endiselt aktiivsed ja suudavad midagi luua. Jah, Commander 61 on väga tubli, väga osav. On tõsi, et ta läheb väga detailidesse, ka tehnilistes küsimustes, aga ma soovitan teil seda kindlasti lugeda. Kui tahate teada saada lugu, mitte ajalehti lugeda, siis jätke ajalehed kõrvale. Kui tahate tõelist, hästi ja täielikult tehtud lugu, siis minge sellele Substacki lehele ja leiate selle sealt täielikult. Mitte neid jamasid ega ajalehtede rekonstruktsioone, mis on äärmiselt poolikud ja pealiskaudsed. Minu arvates peaks varsti ka Paulo sõna saama. Tahtsin avada väikese lehekülje, eks. Kuna ma panin ka pealkirja sisse sõna informatsioon, siis üks päev puhtast huvist hakkasin uurima. Vaatasin natuke telekat, ütleme nii, ja märkasin üht üsna erilist asja. See ongi põhjus, miks paljud, kes seda kanalit jälgivad, teavad, sest muidu te ei oleks siin. Ma vaatasin ka vanu arutelusid nende aastate jooksul erinevate tegelaste vahel, kes seal saates olid ja nii edasi. 50%. Nad laskusid alati isiklikeks rünnakuteks. See tähendab, et nad ründasid üksteist. Ja teistel juhtudel ei olnud analüüsi, ei olnud millegi esitlust peale selle inimese ideoloogilise seisukoha. Seoses Iraaniga või ameeriklastega või venelastega või ukrainlastega. Nad karjusid üksteise peale, see oli parimal juhul. 50% juhtudest nad rääkisid üksteisest üle, üksteise peale, ründasid üksteist. Pigem püüti teist isiklikult diskrediteerida. Ja eriti märkasin ma seda, mida kinnitasid ka mitmed telesaate tegelased nii-öelda. Tal on rohkem huvi tagada, et kui ta kutsub külalise A, siis külalisel B peab olema külalise A omale vastupidine seisukoht, mitte tingimata tõeliselt vastupidine. Ja siis ma küsin endalt. Aga kus on ajakirjaniku töö? Olen lihtsalt tegelaste vahendaja, kes üksteise peale karjuvad. Kas see ongi ajakirjaniku töö? Või peaks ajakirjaniku töö olema see, et ta lükkab ümber nii A kui ka B väited. Ja vaatama, kas kumbki neist toetub faktidele, tõenditele või allikatele. Ja siis mitte enam kutsuma seda, kes ei too oma väidete toetuseks midagi. Ei, ajakirjanike eesmärk, nii nagu mina olen näinud, on leida külaline A ja külaline B, kes mõtlevad erinevalt. Siis pole tähtis, kui mõlemad rajavad oma arvamuse täielikule tühjusele. Peaasi, et nad tekitavad tüli. Aitäh! Tere, Paulo, vabandust hilinemise pärast. Pean hakkama kasutama kalendrit. Jah, muidugi. Ma tunnistan avalikult. Ma otsin sulle sekretäri, ma rääkisin. Ma rääkisin alguses, sa tead seda, eks? Selle, mille ma sulle saatsin, lugesin läbi. Lugesin selle läbi, väga huvitav, väga hea. Ja. Ma olin üles kirjutanud, mida mina sellest sõjast arvan, nii et kuna sa tead seda, võid sina oma arvamuse öelda. Ja siis rääkisin ma infomaailmast, sellest, et televisioonis kutsutakse külaline A, külaline B, ajakirjanik ei kontrolli, kas A-l või B-l on õigus. Peaasi, et A arvab vastupidist B-le. Väga hea, nad vaidlevad, toovad vaatajaid.
see küll, aga see on ka meie süü, nende süü, kes... Sest nad vaatavad neid. Kui sina nähes midagi veidi keerulisemat, vahetad kanalit, siis ma näen seda. Kui sa kuulad Lucio Caracciolot, kes on väga osav ja põhjalik, kuid tal on teistega võrreldes teistsugune väljenduslaad. Näiteks Dario Fabri puhul otsid sa automaatselt üles tema saate, sest kuulad Dario Fabrit palju meelsamini kui Lucio Caracciolot. Sõltumata sellest, mida räägitakse. Ja see on meie süü, et me ei peatu ja ei ütle jäta 5 kõrvale, vaid süvene sisusse. Millist infot sulle antakse? Jaa, mõlemad on väga head. Nii Caracciolo kui ka Fabri omad on kindlasti suurepärased. Aga asi on selles, et meil ei ole tahtmist end kurssi viia. Me tahame teada, kuidas mäng lõppes. Meil ei ole tahtmist kõike vaadata. Tahame teada, kas meie lemmikmeeskond võitis või kaotas. Ja televisioon kohandub sellega, sest ta elab reklaamist. Seega elab ta sellest, et keegi sel hetkel vaatab mängu. Ja seega... Aga vaadake, selle osa publiku jaoks, kes end seal ei leia, ja see on ajalehtede jaoks veelgi hullem. Neil oleks ju tegelikult aega ja ruumi. Sest kui sul on 10 sekundit aega, et öelda, kes võidab ja kes kaotab, või kas tal on aatomipomm, just sellise küsimusi mulle esitataksegi. Mitte alati, aga sageli. Ajalehel on kogu ruum ja võimalused arutleda ja infot koguda. Aga kui te vaatate ajalehti, siis ka see, kuidas ruum erinevatele teemadele jaotatud on, ütleb midagi. Aga inimesed tahavad seda teada. Mille põhjal inimesed seda teada tahavad või mille põhjal inimesed ei taha, et neile seletatakse? Miks? Diisli hind on 2,20 eurot liitri eest ja bensiini hind 1,80 eurot liitri eest. Neid huvitaks ehk teada saada, kas on tõelisi väljavaateid, et see asi järgmiste kuude või aastate jooksul langeb. Andmed käes. Ma toon sulle näiteks Il Giornale. Trump, terve tsivilisatsioon sureb. Täna öösel ähvardab paavst. See on vastuvõetamatu. Chigi palee. Rahvas ei pea režiimi süüd kandma. Ehk siis 2 viimast tarbetut avaldust. Nad ei selgita, ausalt öeldes, kogu lugupidamise juures paavsti või Chigi palee öeldu suhtes. Nad ei selgita inimestele, mida see tähendab. Ehk siis inimesed, ütleb Trump, terve tsivilisatsioon sureb täna öösel, mis tähendab, et ta laseb tuumarelva käiku. See tähendab, et ma kulutasin 60 minutit enne sinu saabumist, et selgitada, mida nende tegevus tähendab ja mis on nende strateegia. Aga kui sa ütled, et hävitan tsivilisatsiooni pärast Hiroshimat, mida sa arvad? Arvad sa siis automaatselt, et teed teisiti, võtad neilt gaasi ära? Kui te mõtlete tavapärase sõjapidamise puhul, siis tsivilisatsiooni hävitamine tähendab 5, 6, 8 aastat kestvasse sõtta astumist. Päevade ja ööde kaupa pommitamised, etappide kaupa. Need asjad, mida enam ei näe ja mida pole enam võimalik teha vahendite puudumise tõttu. Isegi kui tahaks uuesti Dresdenit teha. Ce li hanno le cose per farlo. Ja siis mõtled, et sihtmärke napib. Pole enam isegi tasuvaid sihtmärke. Kui sa kuulutad, et terve tsivilisatsioon on sihtmärk, siis ka proua Cessira, kes kusagil Teherani provintsis pesu kuivama paneb, muutub sihtmärgiks. Trump ütles nii, kes iganes seal sees on, kuulub kui mitte tsivilisatsiooni, siis sellesse rahvasse. Ja see rahvas hävitatakse. Mõtle Trumpi näole. Ta ei rääkinud isegi režiimist ei seal. Ta purustab kõik, andes kõigile, kus ta neid värdjateks nimetas. See ei ole siin, see oli enne, võib-olla mitte. Ta on teinud palju säutse. Neid nimetata jonnakateks, idiootideks, värdjateks. Ühesõnaga midagi sellist ja kes on, see on, aga vähemalt siin lõpetab sõnadega Jumal õnnistagu suurt Iraani rahvast. Siis tapan teid kõik ära, aga te surete minu käe läbi. Ütleme nii, et see lause siin on vastuolus viimasega, ehk siis otsusta ära. Või ta ei tunne sõna tsivilisatsioon, kultuur, õiget tähendust. Sest on ilmne, et see hõlmab ka suurt Iraani rahvast. Või mitte, või mõtleta, et Jumal õnnistagu selles mõttes, et saadab nad kõik tema ette ja siis tegeleb igavene isa ise nendega. 90 miljonit inimest, kes pole teinud muud kui elanud maailma vales osas tema sõnade järgi. Tema sõnade järgi. Mida ütleb Trump? Aga oli üks
savoialasest filosoof nimega De Maistre, kes ütles, et inimese rikutus algab keelerikutusest. Ja alustades keelerikutusest rikutakse ideid, rikutakse käitumist, rikutakse ühiskondi. Nii et kui maailma suurima võimu juht või see, kes peab end endiselt maailma suurimaks võimuks, kasutab sellist keelt, Kui ta tõesti teeb seda, mida räägib, siis oleme homme hommikust tõsistes jamades. kui sa seda ellu ei vii, siis on olemas üks Rooma ütlus, mida siin ei kasutata. Kordan, et kui sa seda teed, siis vastatakse sulle, ütleme nii, et sind ei võeta tulevaste ähvarduste puhul eriti tõsiselt, ütleme nii, ja sa ei saa endale lubada neid ühel ega teisel viisil. Kogu 20. sajandi ajaloos pole kunagi olnud kedagi, kes oleks nii järjekindlalt ja visalt kasutanud keelt, mis ei sobi. See alandab ametit. Ja see, millest Trump aru ei saa, on see, et tema on Ameerika Ühendriikide presidendi ametis. Seda ametit hakkab täitma keegi, ma ei tea kes, aga varem on seda ametit pidanud teised inimesed. Me mäletame Lincoln, Roosevelt, Eisenhower, ka Biden, jumala eest. Paulo, sa tead, et ma oskan ennustada, mida ta teeb. Järgmine Ameerika president veedab oma 4 ametiaastat vabandades poole maailma ees. Aga siis jääb alati küsimus, millal ta vabandab. Ja kõik ütlevad, jah, muidugi me mõistame. Aga siiski. Siis jääb ütlemata küsimus, aga kuidas te kurata üldse võimule saatsite? Kui teie süsteem seda võimaldab, siis on teil tõsine probleem. Ja. Nii et mainekahju võiks saada advokaadibüroo, võib saada ka abielueas neiu, nagu vanasti öeldi. Nii suur riik ei saa isegi mainekahjustust tunda. Vaadake Putini Venemaad, rumalusi, laseta öelda Medvedevil, kui on vaja midagi suurt öelda, aga kas te olete kunagi kuulnud, et Putin ise ütleks, me hävitame, me kaome. Ta peaaegu ei räägi ja selle keele kasutuse, mis meid naerma ajas, jättis ta Medvedevile ja jutusaadetele. Sest kui ta teeb nii, et räägib see, räägib too, siis kui Putin räägib näiteks, kui ta rääkis tuumaoptsioonidest, ütles ta seda. Kui Vene Föderatsiooni territoorium satuks tõsisesse ohtu. Me ei välista seda, kokkuvõttes tahakski vastata, et muidugi, see oleks veel puudunud. Ta ei ole ähvardanud pomme visata ega uputada Suurbritannia. See ei olnud Putin oma hiiglasliku fantastilise torpeedoga. Küsimus on, kuidas on võimalik, et keegi teda ei peata? Kuidas on võimalik, et see kõik juhtub? Mina olen üsna hirmul. Meil on kaudsed majanduslikud tavajärjed. Ma arvan, et tead, mis see puudus on? Neil pole kunagi olnud tõeliselt murrangulist presidenti. Ütleme siis murrangulist. Ma arvan, et see on kõige leebem väljend, mida ma saan kasutada. Nagu see, kes on tõesti venitanud sündsuse ja võimude tasakaalusüsteemi piire. See tähendab, et kõige hullem, mida Bush Obama kohta öelda sai, oli Bakolina kõrval tühi asi. Nii et teda pole kunagi tõeliselt proovile pandud. Kui tuli keegi, kes seda tõesti proovile pani, siis saavad nad aru, et võib-olla on see tööriist veidi nüriks muutunud. Jah, ja teiseks saavad nad aru, et osa nende demokraatlikust ülesehitusest on puudu. Kas teate, kus kongress praegu asub? Puhkusel, sest neil on suvepuhkus, kevadpuhkus ja terve kuu on kongress suletud, sest nad on puhkusel. See tähendab, et käimas on sõda, nad toetavad veel üht sõda ja poliitilise signaalina läheb kongress kuuks ajaks puhkusele. On olemas see aspekt. Ameerika kongressi mitteametlik vastukaal presidendile, mis laseb sellel presidendil teha head ja halb ilm mõningase kerge vastuseisuga. Vastuseis arvake ära kelle poolt, ülemkohtu poolt, jättes osariikide kuberneridele vastuseisu, ütleme selle kõige silmapaistvama. Viimane oli see, kui Ais ütles tulistada minu kodutänaval, pigem mitte. Kus on teised Ameerika Ühendriikide võimud?
Neil on tegelikult suur võim, kui mitte lausa noomitust avaldada, siis vähemalt teha sümboolseid samme. Tegelikult jäetakse see mees lihtsalt vabade kätega tegutsema koos oma lähiringi inimestega, kes minu arvates on temast endast ohtlikumad. Lavait, kes võrdles teda üles tõusnud Kristusega. Kujutage ette, võtate ükskõik millise presidendi, ükskõik millisest riigist, näiteks Hispaania kuninga. Ja näete, et keegi võrdleb teda tema juuresolekul üles tõusnud Kristusega. Näete, et see ei toimi. See asi on väga tõsine ja me kõik maksame selle eest, aga kõige rohkem maksavad selle eest ameeriklased. Miks? Rahva suurim vara, eriti kui see on nii, on tema usaldusväärsus. Mitte ainult rahaliselt ja majanduslikult, vaid ka tema võime pidada kinni oma lubadustest. Heas ja halvas. Kui lubad head, siis pea seda. Kui lubad halba, siis pea ka seda. Ja sellepärast püütaksegi mitte liiga üle pingutada. Kes teist on filmihuviline, kas mäletate, seal on president armastuslugu film Michael Douglasega. Ta mängib Ameerika Ühendriikide presidenti. Ja mingil hetkel peab ta andma käsu rünnata Liibüa baasi. Ja üks tema abilistest, kui ta otsustab pommitada, ütleb ta tegi täna õhtul midagi väga presidendilikku. Ja tema vastab, täna õhtul nägite mind tegemas kõige vähem presidendilikku asja üldse. Sest ma määran 2 inimese surma, kes ei tea isegi, et 2 tunni pärast on nad surnud. Selle kõrval on meil üks, kes naerab selle üle, et ta tappis sillal 6 kristlast, kes lihtsalt juhtusid mööda minema, teadmata, kuhu nad teel olid. Ja ta peab seda milleski targaks, ilusaks, tal pole selle üle häbi, tähendab, tal pole häbi surma põhjustamise pärast. Ja see asi on tõesti hirmutav. Aitäh. See annab pärast lahesõda uusi gaasi- ja naftatranspordi marsruute, uusi varem mõeldamatuid liite, uut hoogu mitte fossiilsete energiaallikate kasutuselevõtuks. Kõigepealt peame kindlasti sellest mõtteviisist välja tulema, süsteemse kriisi mõtteviisist, kui see rünnak tõesti aset leiab. Ja seetõttu toimub struktuuride hävitamise vahetus, millel on mõju aastateks, mitte kuudeks. Kõigi nende tegurite tõttu, millest me varem rääkisime. Vähe struktuure, kuid väga suuri, mis moodustavad suure protsendi. Sealt edasi ei ole enam tagasiteed. Ja miks see muutub süsteemseks? Sest ilmselgelt, kui see tulevikus muutub süsteemseks, siis see ei kordu samamoodi. Tulevikus lähevad investeeringud kindlasti riskide hajutamisele. See tähendab, et ma võtan natuke siit, natuke sealt ja nii edasi, miski ei jää samaks. Aga kui see muutuks süsteemseks, on see suur koorem kõigile. Ma tahtsin sinult seda küsida, Paulo. Ma tunnen seda väga. Ma olen harva see, kes näeb ohtusid Ukraina sõjas. Olen alati olnud pigem rahustaja. Rahustav mõju kõigile neile, kes tegid videoid aatomiseene pilvega, et klikke püüda. Aga siin ei ole aatomiseene pilve just sellepärast, et ei ole aatomiseene pilve. Ja ülemaailmset kriisi on palju lihtsam saavutada, hävitades vaid mõned võtmetähtsusega rajatised. Ma näen pikaajalist mõju, mis avaldab suurt mõju nii minu kui ka sinu elule. Iga kord, kui läheme bensiinijaama, iga kord, kui midagi tellime, iga kord, kui ostame kiivi või kasti banaane, tõuseb hind paratamatult. Sest suurem osa veostest toimub ikkagi maanteel. Mina olen üks neist, kes tellib tihti kõik need vaesed kullerid, kes siia tulevad, partoliinid. Kas hind tõuseb näiteks või kas DHL tõstab hindu? Kas see huvitab mind? Mõju, mis mind huvitab. See huvitab, mind huvitab, see huvitab mind, 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 mind huvitab, see huvitab mind, asjad, mis on sellega seotud. Ja seekord ma näen seda päriselt. Risk, oleme ühe sammu kaugusel. Ma olen nende asjade kohta natuke uurinud, sest ma esitasin endale lihtsa küsimuse. Vabandage, kui 20% naftasaadustest läbib sealt, mis saab siis ülejäänud 80%? Kui sul on 100 eurot ja sa kaotad 20, siis jääb sulle ikkagi 80 taskusse. No jah, sa oled natuke pahur, aga tegelikult see ei muuda su päeva. Aga miks siis kogu see teema?
siis termin on vale, see on tõsi, 25% ma kirjutasin selle ülesse, sest uurisin natuke, nii et kui ma silmad mujale pööran, olge kannatlikud, mõned numbrid on vajalikud. Enne sõda, kas siis Pärsia lahe või Hormuzi väina kaudu, liikus sealt kandist päevas läbi 20 miljonit barrelit naftat ja selle derivaate, mis moodustasid 25% kaubandusest ja 20% nende asjade tarbimisest. Kus on probleem? Kõik nafta maailmas ei ole ühesugune. On olemas magusnafta, millel on vähe väävlit ja hapunafta, millel on palju väävlit. Kõik maailma rafineerimistehased ei suuda mõlemat tüüpi naftat töödelda. Seega on terved maailma piirkonnad ehitatud rafineerimiseks. Näiteks Pärsia lahe nafta, mis on hapunafta ja toodab seetõttu palju väävlit. Ja kui annad neile magusat naftat, näiteks Põhjamere oma, siis need lähevad katki ja vastupidi ja vastupidi. Seega selle 20% mõju kajab palju rohkem. Sest see blokeerib sul teised tootmised segus. See blokeerib Väävli tootmise. Väävlist jah, Iraani oma on üks parimaid, seega sa kasutad seda, et seda lõigata, ütleme nii, või igatahes saad seda rafineerida ja seda on lihtne rafineerida. Venezuela oma näiteks on väga halb. Ja, see on väga halb. Nafta tootmise kõrvalsaadusena Pärsia lahes saadakse väävlit. Väävlist toodetakse alumiiniumi, väävlist ja muudest ainetest saadakse väetisi. Seega pead arvestama ka sellega, et samal ajal oled kehtestanud embargo maailma teisele väetise tootjale, kelleks on, vaata kui halb õnn, Venemaa Föderatsioon. Nii et seda, mida saaksid toota Pärsia lahes, seal sa ei tooda. Seda, mida saaksid osta, oled otsustanud mitte osta, sest see pole eetiliselt õige. Ja lõpuks leiad end olukorrast, kus suured maailma piirkonnad elatuvad väetistest. Toidu küsimuste tõttu, mitte selleks, et saada tomatit või kirsse, vaid lihtsalt selleks, et ellu jääda. Sa oled silmitsi olulise ulatusega toidukriisida. Räägime heeliumist. Kui midagi läheb katki, siis peaaegu kogu heelium toodetakse Kataris. See on samuti nafta töötlemise kõrvalsaadus. Ja just Katar toodab seda märkimisväärses koguses. Ta ütleb, mida me heeliumiga peale hakkame? Mitte midagi. Kui poleks vaja seda haruldaste muldmetallide kaevandamiseks, meditsiiniseadmete jaoks, magnetresonantstomograafide jaoks. Ma märkasin seda Tripolis, sest kõik magnetresonantstomograafid olid seisma jäänud, uued, sest heeliumi polnud. Ma ei teadnud, et selleks on vaja heeliumi, aga üks osakonnajuhataja Tripolis Liibüas selgitas seda mulle. Nii et need mõjud on meil juba praegu olemas, erinevus gaasistamise ja gaasi vedeldamise vahel. Need, mis muudavad selle vedelas gaasiliseks, on seadmed, mis maksavad paar miljonit eurot. Aga need on suhteliselt odavad. Taas gaasistamisjaamad, mis asuvad Livorno ja Piombino ees. See, mis tõesti palju maksab, on gaasi vedeldamise seade. Näiteks, kui gaasivedelast olekust gaasiliseks muutmise seade maksab $100 miljonit, siis see, mis muudab selle gaasilisest vedelaks, maksab $4 miljardit. Lihtsalt, et saada aimu. Ja need on peaaegu kõik, eriti meie jaoks. Nii et näete, kuna tahtsime koondada suure osa tootmisest sinna maailma ossa, seab see meid kohe suure segaduse ette. Kujutage ette, mis juhtub, kui toimub kõige olemasoleva süstemaatiline hävitamine. Alates magestamisjaamadest, mis muudavad seal sees elamise võimatuks, kuni tehasteni, naftakeemiani, ütleme nii, mis võimaldab meil ellu jääda. Ja kui Trump otsustab selle maa tasa teha, siis Ukraina sõda õpetab sulle seda. Nendel päevadel pommitavad ukrainlased rahulikult droonidega Vene rafineerimistehaseid. See pole asi, millest, ja me räägime inimestest, kellel on mõni õhutõrjerakett olemas, ma räägin venelastest, eks. Neil on olemas, kui vaja, mõni süsteem, millega vastu tulistada. Ja ikkagi jõuavad need kohale. Kujutage siis ette olukorda, kus õhutõrjevahendeid on tõesti väga vähe. Pärsia lahes, kus rajatised on hiidlaslikud ja lennuajad on minimaalsed. Mis lootus seal ellujäämiseks on, eks? Vaata, see on NASA Firms Jabailis, mis on üks suurimaid tehaseid, mis toodab kõike alumiiniumist teraseni. Nafta
mis on hõivanud 1 000 000 ruutmeetrit tööstuskompleksi. kõik need punased täpid, mida sa näed, on NASA Firmsi satelliitidelt nähtavad soojusjäljed. Ja siis on ka videod, mis kinnitavad, et seal on leegid ja nii edasi. See on 2530% Saudi Araabia nafta tootmisvõimsusest, et teile aimu anda. 58% maailma liiklusest läbis seda kohta. 60 miljonit tonni naftatooteid liikus siit läbi. Ja neil on neid vähe, nagu ma ka otseülekande alguses ütlesin. Vähe rajatisi, väga suuri. Ka sellepärast, et logistiliselt on lihtsam kõike tsentraliseerida, sest paljud neist tootmistest võivad olla omavahel ühendatud. Nii et kui nad tõesti teevad selle suure sammu ja hakkavad Iraani tööstussüsteemi hävitama, siis need saavad paratamatult vastata ainult nii, rünnates Pärsia lahe monarhiate omasid. Ja siis me satume sinna olukorda. Šokeeriv on see, et pärast 4,5 aastat sõda Ukrainas, kus mõlemal poolel on nähtud, et droonidega teen ma sulle kahju, teen sulle tõsist kahju, neid toodavad nad ise, nad mõtlesid droonid lausa ise välja. Ja sa ei saa aru, et nad leiavad su ikkagi üles ja kas sa arvad, et lähed Iraani droone otsima üles alla ja leiad need kõik üles? No palju õnne, sest venelased on juba 4 aastat proovinud üles leida kõik garaažid, kus Ukraina droone toodetakse. 3D printeritega proovad see siirada ja nad ei suuda tootmist peatada. Ja see tootmine põhjustab tõsist kahju Venemaa tootmissüsteemile. Ja kuna sõjaväed on rivistatud, praegu ei ole sõjaväed rivistatud, aga see põhjustab väga tõsist kahju mõlemale rivistatud sõjaväele. Kas sa ei saa aru, et seda sõda ei peeta ainult A10-tega, F-35-ga, satelliitidega või millega iganes sa tahad? Ma ei esita küsimust, millele ma juba alguses proovisin vastata. Ma vaatasin, nagu ma ütlesin, umbes 20 analüütikut, neid kommentaatoreid, alates endisest FBI direktorist Barsist. Ja kõik jagasid sama seisukohta, mis on vastupidine Trumpi säutsudele. See tähendab, et kui sa eemaldad sellise administratsiooni liikmeid, siis need tulevad teisest või kolmandast reast, on sageli veel hullemad, sest nad on vähem tuntud ja peavad end tõestama. Ning neid tuleb tunda ja karta. Paranoilisemad ja radikaalsemad, nii et saavutad vastupidise efekti. Ja ma küsin endalt, ning see on küsimus, kas tõesti mitte keegi? Kas Pentagoni sees, analüütikute seas ja nii edasi ei ole kedagi, kes selgitaks juhtidele, et need asjad toovad kaasa vastupidise tulemuse sellele, mida nad püüavad saavutada? Pealegi oleme näinud, kuidas kindralid on ametist eemaldatud. Ja see paneb mind mõtlema, et võib-olla... See tähendab, et ta proovis või oled sa kangelane ja siis paned mängu 38 või 40 aastat oma karjäärist, kus oled ränka vaeva näinud Saksamaal. Lõuna-Korea saadetud 4 aastaks Alaskale ja ainult selle eest, et ütlesid, et võib-olla seda ei peaks tegema, visatakse kogu su töö prügikasti ja kui sa otsustad selline olla, siis kuulud sa kangelaste missionäride kategooriasse ja väärid suurt austust. Tavalised inimesed võtavad kalendri, ütlevad, kui ma 2 aastat vait olen, siis 2 aasta pärast pole teda enam. Ma pean lihtsalt selle üle elama. Ja tehakse seda, mida tavaliselt tehakse. Jah, kindlasti tõsi, kindlasti jah. Praegu mitte homme hommikul. Sa üritad otsuste mõju aeglustada, sest kui tahad, siis saab seda teha. Et mitte entusiastlikult selle ideega kaasa minna, sest kord puudub see, kord on vaja teist, teinekord jälle puudub see. Las ma selgitan, ma arvan, et keegi teeb seda ka sõjalise tegevuse organisatsiooni sees. Aga ei saa eeldada, et teenistus, mis allub poliitilisele võimule, hakkaks sellele poliitilisele võimule vastu töötama. Sest lõppude lõpuks tuleb meeles pidada... Ka siin on Ameerika Ühendriikide relvajõududes vastuolupunkt. Sest nemad ütlevad, et nad vannuvad alati truudust riigile ja põhiseadusele, mitte Valge Maja ajutistele elanikele. Seda ütles MacArthur, eks? Jah, ja tal oli õigus. Selles mõttes, kui sulle antakse ebaseaduslik käsk. See oli suur arutelu sõdurite seas just sellel ajal, kui viimastel kuudel oli segadus Venezuelaga. Kuna sa oled andnud vande kaitsta riiki nii väliste kui ka sisemiste vaenlaste eest,
kui sulle antakse käsk, mis ei ole seaduslik, on sul täielik õigus sellele vastu vaielda. Seetõttu hakkas Exet, nagu öeldud, umbes 67 kuud tagasi eelnenud kuudel vallandama paljusid, ütleme siis, õigusnõunikke sõjaväes. Ehk siis neid, kelle poole sõjaväelane pöördub abi saamiseks, kui ta saab käsu, mida ta peab ebaseaduslikuks. Arvesta ka sellega, et relvajõududes leidub kindlasti ka neid, ja neid on rohkem kui üks, kes ütlevad, et nii toimida ongi väga õige. Oli ka aeg. Ütleb, ma astusin 85. aastal armeesse lootuses ja mõttega Teherani pommitada ja lõpuks saan ma seda nüüd teha. Tuleb arvestada, et suur osa inimesi kiidab selle algatuse innukad heaks. Ka sellepärast, et nad ei ole loodud selleks, et teha hinnanguid, mis jäävad nende tehnilisest valdkonnast välja. Nad on tehniliselt väga hästi ettevalmistatud, suudavad teha ülimalt keerulisi asju, aga kui küsida, aga kas sa saad aru, mis juhtub, kui sa seda teed? Just, selle küsimuse peale jäävad nad alati hätta. Ükskõik, mida sa neid palud teha, nad on tehniliselt võimelised seda tegema palju paremini kui keegi teine, võib-olla isegi kogu maailmas. Küsimus, miks midagi teha või millised on selle tagajärjed, on täiesti väljaspool nende väljaõpet. Ja ma näen ka süsteemseid asju. See tähendab seda, mida meie arvasime olevat lihtsalt uudis, eks? Näiteks see siin, mis on 2025. aasta veebruarist. Eemandada advokaadid, kes aitavad sõjaväelasi vastuolulistes küsimustes, vahetada välja mõned mereväe juhid, pidada kindralitele väike kõne. Te olete koledad, räpased, pahad ja vormist väljas. Proovige natuke julgust üles näidata. Tehke, mida ma ütlen. Eemaldage operatsioonide üle. Kui Venezuelas oli see terrorismivastane asi? Ei. Narkovastased, need on kõik ikkagi asjad, pusletükid, mis on aidanud muuta relvajõud paindlikumaks ja vähem võimeliseks ka ütlema. Sest ta teeb ikkagi Punitsine 1 ja Tucano 100. Ta eemaldas staabi ülema, nagu homme Meloni ärkaks üles ja laseks dragooni lahtieks. Veel üks väga tähtis, väga kõrgel tasemel inimene niimoodi. Ühe päevaga, isegi kui tal oli võib-olla veel 2 aastat ametiaega ees. Ja, see on umbes see, mida Putin alguses tegi, ütleme, Ukraina sõja esimese 2 aasta jooksul, kaua see üldse kestis, 3 kuud, 4 kuud. Jah, aga seal oli vähemalt see mõte, et ma eemaldan su, sest sa oled teinud ühe neist piinlikest vigadest, ehkki ma võib-olla ei loonud sulle tingimusi võitmiseks, aga sina tegid kõik selleks, et kaotada, nii et proovime vaadata, kas keegi teine teeb natuke paremini. Siin on puhastus lausa ennetav. Enne veel, kui piinlik olukord tekib, kõrvaldan ma selle, kes võiks mind sellest päästa. Ja ma pean ütlema, see ei ole Ameerika Ühendriikide jaoks hea aeg. Tõesti ei ole hea aeg. Muretsema peaks mitte Iraani, vaid Ameerika Ühendriikide pärast, sest nad on võtnud suuna, millest maailm aru ei saa. Ja kui maailm ei saa aru, siis otsib ta kedagi, kes mõistab paremini, otsib stabiilsemat tasakaalu, otsib midagi, mis annaks talle rohkem usaldust, rohkem kindlust. Toome näiteks selle, mida ta hakkas rääkima NATO kohta. Teie ei tee seda, ei tee teist, ei aita meid, ei anna meile baase. Seega punktide kaupa, mida ma proovisin, teist pole mingit kasu. Toode. Võib-olla ei tööta see üldse. Kuid 4 olulise Euroopa riigi peaministrid on hakanud tõsiselt mõtlema, kas on vaja. Mitte osta relvi ameeriklastelt, vaid hakata välja mõtlema süsteemi, mis tõstaks Euroopa enesekaitsevõimet. Midagi, mida nad polnud kunagi varem teinud. Ja see ei ole Rearm Europe. Need on riigid, kes hakkavad meile rääkima. Lepime kokku. Aitäh. Ja aitäh. Riigi võlakirjad, prantslased, kes on need kõigilt ära võtnud. Aitäh kõigile. See, mida Trump tahab teha. Aitäh. Ja nii edasi, iraanlased, sama juhtub ka teisel pool. Ja see on ülemaailmne kaos, aga miks? Sest keskel on ka. Aitäh kõigile. Iraanlased. Saadetud sinna muidugi režiimi poolt, aga osaliselt ka oma enda põhjustel, kes asusid praktiliselt füüsiliselt sildu kaitsma. Aitäh. Aitäh.
nii et sellest saaks ka humanitaarkatastroof lisaks sõjalisele kokkupõrkele, kui nad lasevad silla õhku ja sellel on 10 000 inimest või midagi sellist. Pealegi, kui Iraani sillad õhku lastakse, siis režiimi kukutamise või sõjalise vaatenurga seisukohalt, arvestades, et nad ei saa sisse tungida, mis eesmärki see teenib. Ma ei tea, kas seda öeldakse toskaana keeles või ka itaalia keeles, need on Johnny hood, jalaga vastu maad trampimine, sest sulle ei anta seda, mida tahad. Teha sulle kahju, sest ma saan sulle kahju teha, aga tegelikult ei ole mingit läbimõeldud eesmärki silla õhku laskmiseks riigis, kuhu sa tead, et sa ei saa sisse tungida, peale selle, et sulle lihtsalt kahju teha. Lihtsalt nii ongi. Täpselt, aga jalgpallis nimetatakse neid frustratsioonivigadeks. Kuna sa ei tee seda, mida mina ütlen, just siis, kui mina ütlen, siis sa ei tunnista minu juhtimist, sa oled vastu ja ma tean, et ma ei saa muud teha, kui sulle lihtsalt kiusu teha. Sest lõpuks ongi nii, ilma mõtlemata sellele, et see inimene ei tee sulle lihtsalt kiusu, vaid liskab su väljakut välja, kui sa tõesti hakkad jamama. See, kellel on sellisel moel strateegilisest vaatenurgast rohkem kaotada, ei ole Iraan, vaid kogu maailm satub hädadesse. Sest kui seda on alanud sinu poolt, tullakse aru pärima sinult, mitte Iraanilt. Seda näeme järgmiste tundide jooksul, aga need saavad kindlasti olema rasked tunnid. Ma jälgin ka natuke börsi, liikumisi ja nii edasi. Mida ta teeb? Iisrael läheb halvasti, ta läheb päris halvasti, eriti muidugi kõik naftafutuurid ja need asjad siin. Aga iisraellased on juba hakanud sildu õhku laskma ja nii edasi. See, mida ma teile enne näitasin, oli sild, mida rünnati, kui tsiviilisikud autodega alt läbi sõitsid. See siin on aga teine sild. Juudi paasapüha eelõhtul pidas Netanyahu kõne, mida paljud ei kuulnud, ja tuli välja sellise avaldusega. Paasapüha meenutavad Iisraeli rahva teekonda Egiptuse orjusest Iisraeli vabadusse ning selle ülemineku hõlbustamiseks saatis igavene isa Egiptusele 10 nuhtlust. Paus. Mina saadan 10 nuhtlust Iraanile. Nüüd, kogu austusega. Kui keegi võrdleb end igavese isaga, siis see on nagu Kristusega võrdlemine. Teine, kes võrdleb end igavese isaga ja saadab nuhtlusi Iraanile, vajaks alandlikkuse õppetundi ja peaks mõistma, et ta ei mängi kõik võimsat. Pane tähele ka ühte asja, Paulo. Kõik sillad, mille iisraelased on hävitanud, asuvad riigi põhjaosas, juhuslikult just kurdide piiril. Ja kas sa arvad, et kurdid hakkavad iisraellastele appi? Ei. Tegelikult on iraanlased kurdide piirkonnas päris palju pommitanud. Ja siin hävitatakse kõik logistilised teed, et piirkond isoleerida. Ja ka Trump ütles, et ta teab, kui me seda võimalust ei kasuta sisemiste jõudude toetamiseks. See paneb mõtlema, et siiski on olemas mingi soov midagi saavutada. Nende inimeste sõna kurdi jaoks pärast seda, kui neid on juba 3 korda suurelt petetud, 4. korral nad ikka usuvad. Kui see, kes sulle midagi pakub, on samal ajal võimeline sind pommitama, siis on see maine küsimus. Kes ostaks Netanyahu või Trumpi käest auto, rääkimata veel majast? Anna mehele lootust ja ta klammerdub selle külge kogu oma jõuga. Jah, lootus, aga mitte lollus. Asi pole selles. Kas sa tead, et oled kasulik poliitikale, mille esindajad peavad sind alamaks inimeseks? See võib ju olla lootus. Aga kui sa tead, et see, kes sulle selle tehingu välja pakkus, peab sind vaegu midagi enamat kui nokkloom, siis me ei räägi ju võrdselt. Võib-olla mitte, võib-olla juhivad nad mind. Näiteks oma neutraalsus Teherani keskvalitsuse suhtes juhin ma näiteks läbi ühe riigi, kes on mulle alati vaenulik olnud, türklased. See tähendab, et mul on veel muid võimalusi. Fakt on see, et ma olen sunnitud sõdima 3. osapoolte vastu, et lõpuks leian end üksi Iraani põhjaosas mägedes nagu loll pärast seda, kui sõda on läbi ja kõik ülejäänud iraanlused on vihased. Et ma olen neid jälle reetnud ja keegi ei tule mulle appi. No. Aitäh.
Viimane teema, Ukraina, sest loomulikult kogu selle kõige keskel jääb Ukraina, ütleme nii, tahaplaanile. Ma võin sulle öelda, et viimaseid sündmusi jälgides on olnud mõned Ukraina vasturünnakud. Väike spoiler, tuleb Ukraina taandumine Siverski, Kramatorski ja Slovjanski vahelisel alal, et liine ümber korraldada. See oli kuu, veebruar ja märts olid kuud, kus territoriaalseid muutusi oli kõige vähem. Jah. Venelased näiteks vallutasid 25 ruutkilomeetrit, aga see sõltub allikast, vaadake ise järele, aga selles küsimuses. Te näete, et seal on palju siniseid nooli Kamianski piirkonnas. Ja võib öelda, et kõik pöördub ümber, see oleks kuu väheste muutustega. Jah. Jah, sisemiste allikate järgi selle ühendusega, sest see piirkond, nagu näete, muutub eendiks, seega on see ohtlik. Kindral, need 2 kuud on olnud mõlemal poolt eriti aeglased, väheste katsetega, mis mõlemal poolel ebaõnnestusid. Sest 2 Ukrainast proovisid Kressines koos Skalaga ja enne seda proovisid venelased Imani suunas. Sellest on saanud väga aeglane sõda. Aeglasem kui see, mida me juba 2024-2025 aastal nägime. Ja ma märkasin, et suht huvi ei ole. Jah, kindralid, riigid, kuud koos sõjaväelaste, blogijate, telegrammi ja nii edasi. Venemaal, kui sa tahad LinkedIni minna, pead sul olema VPN, sest Telegram on blokeeritud. Ja nii paljud inimesed on väsinud, nad kirjutavadki seda. Küllalt, juba 5 aastat oleme seda sõda pidanud, kuhugi ei jõua. Territoriaalne. Väljavaade on, et venelased ja ameeriklased ei toeta enam venelasi. Jah. Neil on järjest vähem toetust, sest nad võivad toetada, keda tahavad. Jah. Euroopa, mis seisab silmitsi ülemaailmse energiakriisiga, peab kuidagi hakkama saama, sest nafta ja gaas on neil olemas. Teisel pool raudset eesriiet peab keegi hakkama seda arvestama. Kui probleem kestab aastaid või kuid, siis tõenäoliselt oleme selle sees võib-olla juba suveks. See sõda võtab teise, mitte enam sõjalise suuna. Ka natuke väsimusest, natuke sellest, natuke tollest, ei. Aga see muutub kõik kaugemaks, see tähendab, et tahe saata inimesi rünnakule ja neid ohtu seada muutub järjest väiksemaks, muutub kaugemaks. Muide, ma märgin seda, et esimest korda selle sõja jooksul, 2026 aasta märtsis, lasid ukrainlased Venemaa territooriumile rohkem kaugdroone kui venelased Ukraina territooriumile. Ja seda lugege nii, et vahetage pooled ära, pange ühele poole Saudi Araabia ja laheriigid ning teisele poole Iraan. Siin räägime 2 riigist, kes on sõdinud juba 4 aastat, mitte 4 päeva, vaid 4 aastat, andnud teineteisele tugevaid hoope ja kulutanud muljetavaldavas koguses laskemoona ning teevad seda siiani. Vaadake teisele poole, seal on olnud vaevu 38 või 39 päeva lahingutegevust. Kas me tõesti kujutame ette, et Iraan lõpetab oma droonikampaania niimoodi 4 päevaga? Ma ei usu. Teades, et ründaja eesmärk on Iraani hävitamine, mitte režiimi vahetus, siis kui juba surra, siis ma viskaksin sulle ka kive, mitte ainult droone. Kuni on midagi, mida visata, viskan. Sest ma tunnen, et sa ei ole mulle ühtegi alternatiivi andnud. Nagu Napoleon ütles, pead sa jätma. Alati peab su vaenlase selja taga olema põgenemistee. Aga kui sa sulged talle põgenemistee, öeldes, minu eesmärk on sinu kui tsivilisatsiooni hävitamine, siis mis alternatiiv jääb Iraanil? Mis alternatiiv jääb meil, kui meid ähvardatakse maa pealt pühkimisega? Kui niikuinii tuleb surra, siis ma ei anna end odavalt käest. Ka ukrainlased, ma näen, et nad mängivad praegu kõvasti, panustavad ja lasevad kõik droonid välja. Võib-olla just sellel kriisi ajal, et piirata venelaste kasumeid, kes kindlasti püüavad ära kasutada tõusnud nafta hindu.
nii et ma saan aru, miks nad neid graafikuid teevad, ma jälgin ka Memoliini väga palju, aga tuleb vaadata, kas see on teadlik otsus tulistada praegu kõik, mis võimalik, et piirata venelaste kasumeid. Või on see süsteemne asi ja ka nemad on jõudnud droonide tootmisel väga suurte mahtudeni, seda näeme järgmiste kuude jooksul. Muide, arvestades, et venelased võitlevad nii ukrainlaste, Euroopa kui ka eelkõige iseendaga. Interneti tsensuuri tõttu raskendab see oluliselt ka nende sisemist suhtlust ja nende omavahelisi lahkhelisid. Siiski oli olemas üks ventiil, milleks oli internet, kus venelane sai elada infoväljas, kus ta võis öelda enam-vähem seda ta tahtis, kuigi nüüd püütakse neid rohkem kontrollida. Muide, see ajab mind naerma, sest just täna õhtuse sponsori NordVPN-i tänamiseks arvake ära, milline on üks enim kasutatud VPN-e Venemaa tsensuurist mööda hiilimiseks. Just NordVPN ja teised VPN-i vormid. Sest see võimaldab eriti just Telegrami blogosfääril ja teistel vabalt end väljendada ning ma kinnitan teile, et nad on üha teravamad. Ma olen näinud kõige tulisemaid asju, mida Vene millblogijad on kirjutanud. Näiteks viimased vestlused, mida ma kuulasin, need olid Vene sõjaväeblogijad, vihased ja pahased, kes ei taha, et Venemaa aitaks Iraani ega saadaks neile õhutõrjesüsteeme. Ja vaadates Clemente Molini graafikut, on neil õigus. Sest nad kardavad, et kui nad saadavad õhutõrjesüsteeme, mida neil endalgi napib oma vajaduste katmiseks, siis kujutage ette, kui nad saadaksid neid veel Iraani. Seega nähakse teda natuke nagu toksilist liitlast, kes on juba andnud, mida pidi andma, andis neile droonid, nad tegid neist koopiad, nüüd pole teda enam vaja. Non ci serve più. Aga et lisada veel üks aspekt sellele etendusele, millest sa rääkisid võib-olla, on ukrainlased nüüdseks saavutanud täiesti arvestatava tootmisvõimekuse. Nii et edasi, üks kaudne tõend on see, et Zelenski käis Korfoperskos ja ütles mida? Kui te meid kuidagi aitate, siis meie anname teile droonid. Sa ei saa anda midagi, mida sul pole. Seega tähendab see, et nende tootmistase võimaldab neil tõenäoliselt öelda, et mingil moel saame ka teid aidata. Aitäh. Promodo questo è normale. See võib olla kaudne tõend selle kohta, et Ukraina tööstus on mingil moel jõudnud mahtudeni, mis võimaldavad neil teha seda, mida sa hästi näitasid. Kuid ma tuletan meelde, pidage alati meeles, et see droonisõda on kestnud 4 aastat, mitte 4 päeva. Ja aasta mõiste viitab just droonisõjale. Kui ameeriklane teeb laht, siis see on puhas hirm. See on tõeline hirm. See on asi, mis teeb mulle veidi muret. Jah, natuke siseinfoga kauplemist on ja nii edasi. Vähem naftafutuuride puhul, sest siseinfot saab kasutada. Sa tead, et see hakkab kohe plahvatama, aga futuuride puhul need, kes teavad, et mõne kuu pärast maksab see rohkem, see on juba teine asi. Nii et pange tähele, need on paralleelsed turud, eks. Need, kes panustavad sellele, et kohe küsitakse midagi ja need, kes ostavad futuure, futuuride ostjad ei ole nii optimistlikud, aga need on tõusuteel. Nii et ma ütleksin, härrased, et kohtume taas reedel või laupäeval, kui teeme veel põhjalikumaid otseülekandeid. Või kes teab, tuleme Iraani teema juurde tagasi, sest väga tõenäoliselt on midagi juhtunud või mitte juhtunud. Igal juhul, kui olukord jääb selliseks nagu praegu, siis see ei ole hea. Kui nad tõesti ründavad energiasüsteemi, on olukord tõesti väga halb. Nii et mõlemad stsenaariumid ei ole just roosilised. Kas pole, Paolo? Ei, sugugi mitte. Loodame, et hommik on õhtust targem, sest asi ei ole Hormuzi väina taasavamises, vaid Trumpi sulgemises. See on probleem. Igatahes, olgu. Ma teen endale särgi, vaata. Pauluga ei ole asi Hormuzi väina taasavamises, vaid Trumpi sulgemises. Aitäh! Võib-olla tal oli õigus, kas pole. Me peame ta tagasi viima kuldsesse puuri. Ta jumaldab kulda. Ei, ta ütles, et raudpuuri sisse. Kuldpuuriga oleksime isegi nõus. Aga küsigem endalt alati, miks Ameerika Ühendriigid on nii alandlikud maailma ees? Mis on nende käitumisest jahmunud?
see on oluline küsimus, sest aga neid on 360 miljonit, neid on palju. Küsige, ei esitata küsimust. Aga miks? Keegi ei armasta meid enam. Näete, me oleme kõigile midagi teinud. Tegelikult on küsimus vastuses juba olemas. Ma vannun teile. Homme hommikul olen ma Restardis Rai Kolms ja ma ei usu, et mul oleks nii palju aega, et nii avameelselt sinuga või kuulajatega rääkida. sul on mingi aeg, pead lihtsalt kokku võtma, eks? Jah, ma räägin ilma täishäälikuteta, kasutan ainult kaashäälikuid. Kaashäälikud, ülejäänud panete ise kodus juurde. Oma valikul, panete ise kodus pärast juurde. Said aru? Määrsõnu ei kasuta. Panen tegusõna infinitiivi ja siis teen suurt juhti, pohhui. Noh, sobid neile, kes mäletavad. Tšau! Tere kõigile, head ööd! Head ööd, tšau!